Ahoi sõbrad, kätte on jõudnud üks mõnus siuke talvine nädalavahetuse päev. Väljas on mõnusalt karge ja mõtlesin, et tulen natukene jalutan metsas ringi ja veedan mõnusalt aega. Olen tulnud siis Krani lõkke kohta. Oleme siin varasemalt ka käinud mõnes videos ja selline mõnus rahulik koht. Ei ole palju siia sõita ja saab mõnusalt aega veeta. Parasjagu lõkke juba püsti. Siin on selline mõnus varjualune, kui tahate lihtsalt magamiskotiga tulla. Küll aga me ei ole siia päris niisama ka tulnud. Kirjutas mulle üks vaataja Harri, kes siis ütles, et talle väga meeldib vaadata videosi, kui ma looduses käin ja eriti süüa teen. Aga tema arust on mul üks asi varus puudu ja ta pakkus, et ta tahab teha mulle jõulukingituse ning saatis mulle siis ühe asja, mis pidi edaspidist kokkamist ja kõike kõvasti lihtsustama. Et sellega saab siis looduses küpsetada, praadida, hautada, mis iganes. Nii et võtame selle paki ette ja vaatame, mis see Harri meile siis saatis. Vaatame, mis see Harri meile siis saatis. Ma tegelikult olen siia juba sisse piilunud natukene. Aga tegu on Dutch oven. Ülipopulaarne asi, ma tulen natukene kaamerale ligemale ka, et päris paljud kasutavad sellist asja. Sellega saab siis hautada, küpsetada, väga paljusid asju teha. Et on siuke mõnusalt raske ka, et niimoodi jalgsi matkale me teda kaasa ei võtaks, aga kui me autoga kuskile lähme, siis miks mitte. Peaks ta olema siis malmist või? Ma ei ole kindel. Ikka korralik selline suur. Nii, mis siin on siis? Potikaan. Selle asja mõte nüüd on see, et kui sa näiteks tahad midagi küpsetada, siis sa teed siia asja sisse valmis ja katad sütega ära, siis kuumus küpsetab seda seal sees edasi. Et seda asja ma tegelikult olen paar korda varem vaadanud, aga ei ole raatsinud ära osta. Ja puhtjuhuslikult siis kirjutas mulle Instagrami. Ütleme niimoodi, et siin saab ikka silma järgi 5-6 inimesele saab kindlasti suppi teha. Käepide on siuke natukene, tahab võib-olla natukene sisse painumist. Aga päris mõnus tummine asi ja mulle just meeldib see käepide, et sa saad selle rippuma panna, et saad elaval tulel süüa teha. Et siin sees me saame nüüd tulevikus teha igasuguseid hautiseid asju ja liha ja kõik, et väga lahe asi. Nii et aitäh Harri sulle ja mulle väga meeldib see, et inimestele meeldib ka vaadata, kuidas metsas süüa tehakse. Ja kuidagi, nagu öeldakse, et küsija sulle antakse, ehk siis kunagi mõtetes ma kuskil poes seda vaatasin ja mõtlesin, et peaks tulevikus hankima ja nüüd võt sulle jõulukinki. Ikka siuke mõnus raske kaas on sellel. Pott ise. Ja saab siin tule peal siis süüa teha sellega. Minu tänane plaan on siis see, et me proovime selle sees saia küpsetada. Ma olen mõned tarvikud asjad kaasa võtnud ja mõtlesin katsetamis kohe ära. Teeme siia ühe siukse mõnusa söe alla ja katsume siis poti saia teha, et täiesti siukse tavalise saia, mingi maitsaine seguga. Pärast lõikame võid ja vorsti peale ja vaatame, kui ta mekib, et ma ei kujuta ette, kas see välja tuleb meil täna või mitte, aga proovimine on vähemalt pool võitu. Nii et hakkame kuskilt otsast pihta. Mis meil siis vaja läheb? Ma võtsin kodust kaasa sooja vee, et natukene kiiremini kerkiks. Meil läheb vaja ise kerkivat jahu, siis toiduõli, et taigen lahti tuleks. Ja sisse paneme siis sellist Vahemere ürdisegu. Santa Maria oma. Segame need kokku ja siis ma proovin ta siin paberi vahel ära vormida ja tõsta siis sinna potti küpsema.
ma neid koguseid ei tea, et ma teen enam-vähem silma järgi teen selle asja ja vaatame, mis siis välja kukub. Jahu, vesi, eks siin tuleb palju sihukest segamist ja sõtkumist. Veega tasub siin ettevaatlik olla, et juurde saab alati panna, aga ära võtta ei saa. Katsun sihukese massi temast teha, et aeg-ajalt lisame juurde, kui vaja. Katsetame lihtsalt ära sellise väga lihtsa variandi. Nii. Paneme siia natuke juba seda ürdisegu ka sisse, siis seda tõmbab seda maitset ka ligi. Nii. Pärast tõstame ta sinna potti ka, et seal leegi ääres ta, ma arvan, et kerkib natukene paremini. Kuna siin käsi ei ole kuskil pesta, siis ma katsun ta siuke robustselt teha lihtsalt. Et siukese soojemal ajal on natuke lihtsam, kui kuskil järve ääres oled, et loputad käe ära ja nii, siuke väike pall on siit tulnud. Paneme selle küpsetuspaberi ka siia ja katsume teda küpsetuspaberi sees vormida. Vähemalt plaani osas tundub, et peaks nagu toimima, aga elame näeme. Katsun, et kuidagi kaamera peale ka jääks. Nii. Vot. Ja siuke pall siit välja kukkus. Mis me nüüd teeme on see, et me paneme törtsu õli ka siia. Ja raputame uuesti seda jahu siia ja sõtkume ta läbi selliseks ühtlasemaks. Muidu on see, et kui ta küpseb, siis ta jääb sees siuke hästi tükiline, et kindlasti siin on inimesi, kes juba minu küpsetamise oskustega ei nõustu, aga mina ei ole pagar ega kondiiter ka. Ma olen tavaline mees, kes armastab toitu ja looduses olemist. Just kui tahab siia kinni jääda, aga ma nüüd mõnda aega sõtkun seda siin paberi vahel ja siis vaatame, mis siit välja kukub. Natukene jahu veel juurde, siis jää kinni võib-olla. Ja niimoodi siin mõnda aega veeretan seda, kuni lõpuks üks ilus pall temast valmis on. Saab nüüd nii-öelda õhumullisid vahelt kätte. Nii, selline see sai siis tuli. Mis ma tahan nüüd teha on see, et tõstame ta siia potti ja ma arvan, jätame paberi sisse, sest siis on pärast natukene kergem seda kätte ka saada. Katsume lihtsalt selle üleliigse siit sättida niimoodi. Ja ma jätan ta siia nüüd üks pooleks tunniks kerkima lihtsalt. Mitte otseselt tule peale, aga siia ligidale, et lasta siin kerkib natukene. Ja siis paneme küpsema. Nii kaua, kui see kakuke seal paisub niimoodi, siis ma mõtlesin, et joome ühe glögi ka. Ei ole see aasta veel kordagi glögi joonud. Ja poest leidsin siis sellise. Ma ei olegi sellist kunagi varem saanud. Ajame glögi soojaks ja saame siin mõnusalt lõkke ääres istuda.
No, maitseme siis ära. Väga mõnus magus. Ma isegi julgen matkajoogiks seda soovitada. Siuke mõnus piparmündine, külma ilmaga väga hea. Ega midagi. Istume siin natukene ja siis saamegi selle tule aseme seal ringi teha ja kakuke läheb sütele. Nii, kakuke on siin kerkinud mõnda aega. Teeme talle siia tuleasendi korda ja paneme küpsema. Tõstame need suuremad siit eemale. Nii, nüüd on tähtis see, et see saaks siia niimoodi. Keerame teistpidi, et sang jääks siia palve. Ja hakkame talle siia sütt peale panema. Päris tuline. Laame siit pealt täis, siis ülevalt tuleb ka siuke ühtlane kuum. Ja jätame siia kõrvale ka paar tükki. Vahest on nõnda, et tahes tahtmata juhtub õnnetusi ka. Ja ma ei teagi, tänane on vist mu kõige kallim video, ma arvan, mis ma olen teieni toonud. Miks ta nõnda on sellepärast, et tahtsin teha teile droonikaadreid ka. Aga juhtus nõnda, et see droon siit tõusis lendu, aga ma ei pannud tähele, et seal üleval on oks ka. Ta lendas pikki seda oksa ja kukkus praktisesti siia auto kapotile. Auto jäi terveks, aga droon mitte. Ja nüüd probleem on selles, et tundub, et see gimbal vist on katki. Kuigi siit uurida nüüd igal poolt paistab terve, võib-olla mingi mikromõra kuskilt saanud, aga ma ei tea. Kindel ei ole. Aga katki ta on ja miks ta katki on sellepärast, et ühesõnaga ta ei fikseeri ära siit. Et liiguta palju tahad teda siit nõnda. Tal see pilt on kaldu ja ma ei teagi, mis seal ikka, eks ta remonti tuleb viia. Et siit praegu jah, ma olen nagu vaadelnud, et kuskil nagu midagi katki ei ole. Kunagi mul oli samamoodi, kui käisime Raunoga ühe metsamaja ääres matkamas, siis oli samamoodi, et üks oks oli lund täis ja ei näinud, lendasin vastu seda. Droon kukkus alla, ja aga siis oli juba näha, et gimbal ja asjad kõik olid murdunud, see on sellised kummilindid ja asjad ka vahel. Et siis oli nagu näha neid vigastusi, aga praegu ta ütleb lihtsalt, et gimbal on nii-öelda stuck ehk siis kinni. Nüüd ma ei teagi, peab vaatama, et äkki kui õhuga läbi lasta, läheb paremaks. Aga kindel ei ole ja ma igaks juhuks ei hakka taga õhku ka tõusma, sest pärast võib-olla ma ei tea, mootorid kuumenevad üle või ei toimi. Praegu ta siit näitabki gimbal stuck. Aga ma ei tea, nagu gimbal liigub ilusti. Võt ei oska öelda. Ehk siis tuleval nädalal lähen viin sinna esindusse ja vaatan, mis see maksma läheb. Ja siis kunagi saame vaadata, et see saia küpsetamine siin läks siis täpselt nii palju maksma. Tõin siia natukene algu juurde. Kakukene siin ääres ilusti niimoodi küpseb vaikselt. Ja circa pool tundi lasen tal olla. Siis võtame kaane maha, vaatame, milline ta välja näeb. Lõkke ääres istudes läheb täitsa palavaks, aga vaatame, kuidas meie kakukesel on siis. Ta on olnud siin üle poole tunni ja viskame need söed siit maha. Päris panin võid ka sinna äärde, et natukene sulaks üles. Nii. Lõi uduseks kõik. No kuule, täitsa kena ju.
ma arvan, et nüüd tuleb ta maha ka tõsta. Enne kui ta siin ära kõrbeb, tõstame ta tulest eemale. Ops. Nii. See ka siit ära. Ops. Ütleme nii, et elava tulega mässamist on. Aga võt selline ta välja näeb siin. Pealt krõbe kõik. Nii, mis me nüüd teeme on see, et määrime ta võiga ka üle. Pagar ega kondiiter ma ei ole, aga kunagi õpetati, et kui leiba saia küpsetada, siis alati töö pealt võiga kohe kokku ka. Nüüd, miks nii on, ma ei oska vastata, aga kaasa ta tulnud on niimoodi vanema generatsiooni poolt, et tee kokku võiga. Paber ka jäi külge natukene. Nii, las ta seisab mõne hetke ja siis lõikame ta lahti. Nii. Sai on mõnusalt krõbe, lõikame ta siit niimoodi lahti. Täitsa mõnus. Lõikame siit ühe viilaka kohe. Oleks võinud lõike laua ka ju kaasa võtta, aga kus sa sellega? Nii, siis mul on siin mingid ürdivõid. Määrime toda ka natukene siia. Või on juba siuke pehmeks läinud. No teeme esimese emotsiooni siit noa najalt, et ma ei hakka luiskama. Väga maitsev on. Kindlasti oleks selle taigena saanud natukene parema teha, et siit seest vaadates ta ei paista kuigi õhuline. Ja lõikame peale mingit pipravorsti, mis ma leidsin. Väiksed vorstijupid ka peale. Ja siis võtame kogu kupatusega ühe ampsu. Nii. Korra võtan kaamera ka siia poole. Vot selline pealt krõbe, seest väga pehme. Okei, ta eriti esteetiline välja ei näe, aga matkatoit on matkatoit. Ilusti ära küpsend. Pealt on krõbe, alt ka krõbe. Seest oleks võinud natuke õhulisem jääda, sest ma väga ei saanud siin läbi sõtkuda. Aga kui ilusti saaks läbi sõtkuda ja kerkiks võib-olla kauem, siis ta oleks seest õhulisem. Nii. Nõnda. Kohe maitseme siis. Tegelikult tervet seda on võib-olla robustne süüa. Võtame siit ühe lõiguliselt. Ütleme nii, et välimine kest on ikka mõnus siuke krõbe. Meenutab natukene pitsasaia, et väga hea maitsega. Nii, ma nüüd natukene puhkan siin lõkke ääres, kogun sooja, söön natuke võileiba ja siis võtame selle video kokku. Aga selline see tänane video meil sai. Sai õnnestus, oli maitsev. Kindlasti tulevikus teeme sellist saia veel kuskil matkaplatsil. Mõnus on looduses olla, puhata, eriti kui siuke aktiivsem tööperiood on ka käsil. Kui ei saa võib-olla nii palju hinge tõmmata, kui siin varasemalt sai. Küll aga neid looduses käike õnneks nüüd lähiajal tuleb rohkem, et töö on läbi saanud ja saab võib-olla natukene kergemalt hingata nüüd. Aitäh Harrile, kes meid toetas selle video valmimisel. Aitäh, et märkasid, et minu varusse kuluks selline asi ära.
mida me saaksime siin igasugustes videotes kasutada. Nii et suur aitäh sulle, Harri, selle ägeda jõulukingi eest. Ja kindlasti tulevikus me kasutame seda veel paljudes asjades, et hakkame suppe ja muid hautiseid ja kõike põnevat sellega valmistama. Ja kindlasti on ta mul autos kogu aeg olemas, et kuskile minek on, siis käiku ta läheb. Et suur aitäh veel kord. Ja ega midagi, ma siin istun natuke lõkke ääres. Kõht on saia täis. Võiks öelda lausa, et kõht on täitsa punnis sellest saiast ja pipravorstist. Ja ega midagi, ega siin kell on ka selline, et päike läheb kohe varsti ära. Nii et sõbrad, teiega näeme juba järgmises videos. Millal see video on, ma ei oska öelda. Küll aga, kui see enne jõule meil siin mitte midagi ei tule ega jõua teha, siis omalt poolt soovin sulle ja su perele siis rahulikku jõuluaega. Sööge palju head toitu, veetke lähedastega aega. Jõulud on ka selline märkamise ja hoolimise aeg, et kui näete kedagi, kes vajab abi, siis ikkagi aidake. Olgu see siis inimene või loom, kes iganes abi vajab. Ja andke siis omalt poolt ka väike panus neile, kes seda vajavad. Küll aga siis teiega näeme juba järgmises videos ja uute seiklusteni. Olge mõnusad!